Tere hommikust! Tere! Tere, kätt vist sellise boksi kinda kanda just ei saa. Kas Eesti kunstielus on selline performance'i tegemine harvem nähtus, kui võiks? Kas see annab lisaväärtust? No, ta annab lisaväärtust kindlasti. Ta annab lisaväärtust nii kunstnikule endale, kui ta saab ennast nagu laiemas skaalas esitada ja nagu proovida ja teatud asju nagu maalikunstis teha ei saa. Et saab teha, et siis sa nagu saad neid ühesõnaga oma seda maailma, mis sa tahad öelda teistele ja et sa saad seda nagu hulka suuremas skaalas öelda, kui sa teed nii performance'id kui maali näiteks. Nii et ongi see verbaalne sõnum on lihtsalt laiendab teie maalide tähendust? Jah. Kuidas sündis Aletoia seeria? No Aletoia seeria on iseenesest Aletoiaks ma nimetan nagu oma kunsti juba aastast 2000. Et siis ma lihtsalt ma panen lihtsalt Aletoia ja siis panen numbri või panen lihtsalt Aletoia ja siis maaliseeria nime või maali nime. See on mul nagu kunsti nimi on Aletoia. Iga teose juurde käib see. Ja kui võib küsida selle performance kunsti välimuse kohta, kas see rikastab kuidagi just seda Aletoia seeriat ja mida see tähendab? Kindlasti see on Aletoia seeriast välja arenenud. See on nagu lihtsalt nagu see on jah. See kindlasti arendab seda sama teemat, sest et minu jaoks ei ole nagu olulist vahet, kas ma teen tegevuskunsti või maalikunsti või installatsiooni, et kunst on nagu üks tervik, nagu, et isiksus ühendab seda. Te olete tõenäoliselt paljud televaated ei tea, aga 2000. aastast te loobusite ka eluloo kirjelduse ehk curriculum vitae kasutamisest oma ametliku sellise isikliku ajaloo nagu osana, et ütlesite, et see on osa teie kunstnikuks olemise õigusest. Mida see täpselt tähendab? No see tähendab seda, et lihtsalt see oli nagu alguses oli nagu mingi inspiratsiooniga võib öelda, et seotud. Siis ma tahtsin, alguses oli nagu katsetus, et kas see üldse on võimalik, kuivõrd, et ja siis nagu siuke, ütleme loominguline inspiratsioon lihtsalt. Ja siis praegu ma olen sellega juba harjunud, et lihtsalt aeg-ajalt eelmine aasta ma muutsin oluliselt selle teksti sisu, et alguses ta tundus võib-olla agressiivne või seda võis tõlgendada nagu mingi väljakutsena ühiskonnale või artworldil või ükskõik millele. Siis praegu ma lihtsalt loopusin selle pärast, et põhimõtteliselt on ta illusioon. Paberi peal kirjeldus inimesest on illusioon. Sellepärast, et praegu ma kasutan seda, et elada CV-ga või ilma CV-ta. Et see põhimõtteliselt pole olulist vahet, kui mõlemad nad on illusioonid, et reaalsus on midagi suuremat ja inimene on midagi suuremat kui paber. Kas see, mida te maalile edasi annete, on pigem siis illusiooni või reaalsuse osa? Kuidas seda nüüd seletada? See on jälle see, et kui verbaalselt hakata seletamatuid asju, siis see paratamatult nagu ühesõnaga, tähendab, kui ma maalin, siis on hoopis teine asi. Aga kui ma hakkan maali seletama, siis ma paratamatult teen vigu, et selles mõttes, et ma seletan seda, et seda peab pigem tundma. Seda ei saa nagu, ma võin seda seletada, aga see ei anna nagu erilist efekti, sellepärast ma nagu nii jään sõnadega ühesõnaga lõpuks sõnade vangi jään. Televaatel on võimalik siis nüüd 6 aja jooksul ise seda seletamatut kogeda ja hinnata. Ja. Kuidas see praegune majandussituatsioon ja poliitiline situatsioon, mis on üpriski karm ja mõjutab igat inimest, teatavasti kunstnikud otsivad inspiratsiooni, kas see võiks teatava uue loomingulise puhangu anda? Ei, ma ütleks kindlasti, sest et ütleme, kunsti hiigelajad ja olid ju vabadusajad, olid ju siis, kui toimus Eesti selle uue vabariigi sünd, et praegu ma arvan, et see mõjub just, et nagu kogu muidugi võib-olla majanduslikult läheb raskemaks, aga loovisikud tähendus ühiskonnas ja nende töö iseenda jaoks muutub, ma arvan, olulisemaks, kui ta ennem oli. Sest ta oli juba taandunud tegelikult kogu looming vist varsti oleks taandunud ainult dekoratiivseks ja illustreerivaks üleüldse, et nüüd vist nagu paratamatult peab see muutuma ja ühiskondlik suhtumine muutub ka kunsti, ma arvan. Kas kunstnikud siis võib-olla orienteerivad ka ümber, et enam ei tehta maali suurte summade pärast, mida sellest makstakse? Ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, mitte kõik, aga ma arvan, et lihtsalt, et see asi läheb proportsiooni, et ennem ta läks juba liiga ühele poole, et nüüd ta läheb proportsiooni, et sisu ja ausus ja need kõik muutuvad olulisemaks kui ennem oli. Muide, teie kohta on huvitavalt kirjutatud. Tema elu ja loomingut kirjab
personaalne mütoloogia, kuhu kuuluvad valgustuslikud inspiratsioonihetked, pöördelised otsused, depressioonihoos põletatud teosed ja nägemustena saadud pildid. On see adekvaatne lause? Noh, jah, võib nii öelda, kõrvaltvaatajale, minu jaoks on see protsessi osa, kõrvaltvaatajale on see see on nagu tõlgendus, et minu jaoks on see normaalne protsessi osa kunstniku teest lihtsalt. Et võib juhtuda, et ka need teosed leiavad oma tulesurma võib-olla? Ei, kes seda teab? Ma arvan, et need vist ei leia, need on suhteliselt, need ei ole seotud teatud sihukeste seostega, need on juba puhtamad. Need on kõhtlustest vabamad juba. Ma tean, mis seal on. Äkki selgitate, mis näiteks on selle pildi peal? Selle pildi peal on, põhimõtteliselt ma võin seletada, selle peal on lihtsalt kujutatud põhimõtteliselt meditatsiooni. See on põhimõtteliselt nagu meditatsiooniskeem. See on ka meditatsiooni seisunditele järgnenud maalimisprotsessi tulemus. Ja nagu kõik teised maalidki siis või? See seeria kõik on selline, see armastus võidab hirmu. Kas nende maalide juures oleks ka kuidagi parem mediteerida näiteks siis inimesele? Vot seda ma ei tea, seda ma ei oska öelda. Mina pole seda proovinud, sest mul pole seda nagu vaja, ma lihtsalt nagu väljendasin mingit, aga selles mõttes võib-olla teistel on, jah. Igal juhul Andrus Joonas, suur tänu tulemast ning jääme teie maale nautima ja aitäh! Uute kohtumiste.